Nüüd Süüriasse, kus peaaegu aasta pärast surmavat usulist vägivalda druuside enamusega provintsis raputas riiki, on ÜRO ametnik hoiatanud, et lõhede parandamise ja Lõuna-Süüria stabiliseerimise jõupingutused on seiskunud. ÜRO uurimine märtsis avastas, et eelmisel juulil tapeti üle 1700 druusi ja peduiini tsiviilisiku. Raportis öeldakse ka, et valitsus, Süüria valitsusväed, hõimuvõitlejad ja druuside relvarühmitused võivad olla toime pannud sõjakuritegusid. ÜRO erisaadiku asetäitja Süürias väidab, et Iisraeli kaitseväe sõjaline tegevus on jätkunud Lõuna-Süürias, öeldes, et see rikub 1974 aasta vägede lahutamise kokkulepet ja kujutab endast täiendavat takistust. Kuulake. Sveidas ei ole toimunud edasiminekut. 2025 aasta septembri usalduse suurendamise ja taasintegreerimise tegevuskava rakendamisel. Juulis 2025 toimunud vägivalla aluseks olnud probleemid, sealhulgas vastutuse tagamise meetmed, on endiselt lahendamata. Usaldamatus Damaskuse ja Sveida sees tegutsevate osapoolte vahel püsib, nagu ka tugevad usaldamatustunded ühiskonna tasandil. Sveidas kõlavad üleskutsed lahkulöömiseks, ähvardavad õõnestada riigi ühtsust ja territoriaalset terviklikkust. Iisraeli sõjaline tegevus Lõuna-Süürias on jätkunud, sealhulgas 1974 aasta vägede lahutamise kokkuleppe rikkumisega. Iisraeli väed on säilitanud kohaloleku eraldusalal ning korraldanud peaaegu igapäevaseid sissetunge Lõuna-Süüria osadesse, seadnud üles ajutisi kontrollpunkte ning läbi viinud tsiviilisikute otsinguid ja kinnipidamisi. Süüria valitsus on üles näidanud vaoshoitust, samal ajal andes märku valmisolekust julgeoleku kokkuleppeks Iisraeliga, kuigi siiani pole käegakatsutavat edu saavutatud. ÜRO Süürias suurendab oma jõupingutusi, et vastata kannatanud elanikkonna vajadustele jätkuva Iisraeli sõjalise tegevuse tingimustes. Me kordame tungivalt oma üleskutset Iisraelile järgida 1974 aasta kokkulepet, vabastada ebaseaduslikult kinnipeetavad ning austada Süüria suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Ja nüüd suundume Washingtoni, kus meiega liitub Haidil Avais, Chassur Newsi peatoimetaja. Tere hilist hommikut teile! Tere hommikust, aitäh! Kas ÜRO-l on siin õigus? Ma ei arva nii, sest me teame, et nende 2 või isegi 3 poole vahel, Süüria valitsuse, Iisraeli ja ka Suaida druuside vahel puudub usaldus. Suaida druuside jaoks usuvad nad, et Süüria valitsus ei ole nende nõudmisi siiani täitnud. Suvaida druuside vastu toimusid kohutavad veresaunad. Ja tänaseni kuuleme palju juttu vastutuse võtmisest. Kuid tegelikku vastutusele võtmist Süürias me ei näe. Mõned inimesed, kes läksid ja filmisid end Suvaidas veresaunu toime panemas, liiguvad siiani Süürias vabalt ringi. Ja nad ei ole selle eest mingit karistust saanud. Me näeme, et druuside kogukond isegi teistes piirkondades peale Suvaida puutub kokku diskrimineerimise ja suure ebaõiglusega. Inimeste poolt, kes ei pruugi olla tihedalt seotud Süüria valitsusega, kuid kes kuuluvad valitsuse ringkondadesse. Seega ei saa druusid veel usaldada, et olla osa Süüriast ja olla Damaskuse valitsuse alluvuses. Ja me teame, et Iisrael on mures. Nad ei soovi Süüria poolt uut 7. oktoobri rünnakut. Seetõttu näeme praeguse olukorra jätkumist. Kui palju tunnete, et Iisrael võiks olla takistuseks stabiilsusele Lõuna-Süürias? Takistuseks on see, et druusid on Süüria valitsuse kontrolli all, nagu Süüria valitsus soovib. Nii et võib-olla rõhutud, võib-olla ei naudi vabadusi mitte. Ei koge seda, mida nad tahaksid kogeda uues Süürias. Me näeme mõningaid rikkumisi, näiteks praegu Said Sidnaja linnas, mis on kristlaste enamusega linn, kus kristlikke noori arreteeritakse ja neid represseeritakse ettekäändel, et nad olid seotud endise režiimiga. Nii et võib-olla kui Suaida on jälle Damaskuse kontrolli all, näeme sarnaseid asju juhtumas ka druusidega. Druuside jaoks nähakse seda Iisraeli kontrolli ning sidemeid ja suhteid Iisraeliga kui võimalust nautida mingil määral vabadust ja turvalisust. Ja kuidas on lood president Trumpi vaatenurgast, kes survestab Süüriat aitama võidelda Hezbollahga Liibanonis, samal ajal kui Süüria president on välistanud sõjalise sekkumise?
Kas USA surve võiks sundida Damaskust seda uuesti kaaluma? Ma arvan, et igaüks, kes tunneb seda piirkonda väga hästi ja muidugi president Trump ei ole üks neist inimestest, saab väga hästi aru, et see ei ole hea lahendus. Ei süürlastele, ei liibanonlastele, eriti Liibanoni kristlastele ja druusidele, samuti muidugi šiiadele ning ka mitte Iisraelile. Nii et keegi ei ole rahul president Trumpi selle ideega. See on kuidagi sarnane ideega, et annekteerime Kanada, las Kanada saab veel üheks Ameerika osariigiks. Nii et ma arvan, et see pole üldse realistlik. Süüriamaal ei ole veel organiseeritud armeed. Seal on rühmitus militsioone, islamistlikud militsioonid, mis kunagi kuulusid Süüria opositsiooni hulka ja nüüd töötavad nad ühel või teisel moel koos. Ja kui sa saadad need islamistlikud militsioonid Liibanoni, mis on sotsiaalselt, poliitiliselt ja paljudel muudel tasanditel väga erinev. See toob kaasa suure kaose ja suure rõhumise ning väga halva ja õnnetu olukorra süürlaste jaoks. Ja me kuulsime asepresident Vance'i rääkimas oma huvist näha Liibanoni kristlasi turvaliselt. Ja ma arvan, et see ei ole hea viis tagada, et Süüria kristlased oleksid turvalised. Ja muidugi me teame ja kõik teavad, et Iisrael ei tunneks end mugavalt nähes Ahmad al-Sharad. Väed ja võimed laienevad Liibanoni, sest Süüria ja Liibanon tähendavad rohkem ressursse, rohkem võimeid, rohkem võimalusi uuele režiimile Süürias. Ja see ei ole üldse Iisraeli huvides ega kasuks. Ja see ei ole hea ka süürlastele, kes on pidanud toime tulema raske sõja ja majanduskriisiga, nii et see ei ole mingil juhul hea mõte. Hästi, suur tänu selle selgituse eest. Heidi Lavais, Jassuri uudiste peatoimetaja. Aitäh!